Tere siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohkede Velak. Valitsuses on valmis saanud vanglaturismi strateegia, mis näeb ette spaade ümberehitamist vanglahooneteks ja nende väljarentimist Skandinaavia riikide vanglateenistustele. Turism Eestis ei ole peale Covidi kriisi ikka veel täiel määral taastunud ning hotellide ja spaade täituvus jätab soovida. Kui kõik Eesti turismi- ja majutusettevõtted vangidega täita, saab ööbimiste arvu tõsta senisega võrreldes enne nägematutesse kõrgustesse. Harva võtab ju tavaturist toa mitmesajaks ööks. Eravanglate seaduse vastuvõtmine poliitilise tahte taha seisma ei jää, märgib koalitsiooni ühine teade. Eile aga taas moodustati Kärtses Eesti kasulike idiootide selts ja kinnitati ka seltsi põhikiri. Potentsiaalseid liikmeid on seltsil üle 100 000, kuid initsiatiivgruppi kuulub hetkel 200 inimese ringis. Eesti kasulike idiootide seltsi eesmärgiks on idiootsus esmakordselt Eestis kasulikuks muuta ja seega ootab selts ühiskonnalt ettepanekuid, kuidas nad saaksid kasulikud olla. Et seltsi tegevusele tähelepanu juhtida, pandi sissejuhatuseks põlema kohalik vallamaja, asutati korjandus uue ehitamiseks, anti peksa 2 korstnapühkijale ja koguti allkirju kõige vastu. Samuti anti autogramme Kapo aastaraamatusse ja poseeriti alasti Russia Today ajakirjanikele. Seltsi asutamiskoosolekul oli külalisteks ka mitmete peavooluerakondade esindajad, kes omalt poolt avaldasid seltsile tänu tegevuse eest, mis oli valitsusest välja jäänud erakondadele kaasa toonud enneolematu populaarsuse kasvu. Ja valitsuse töömailt. Valitsus otsustas demokraatia arendamise sihtasutuse raames Keeleinspektsiooni kõrvale luua ka valitsusasutusena Mõtteinspektsiooni. Kui Keeleinspektsioon jälgib keeleseaduse ja teiste keelekasutust ja keeleoskust reguleerivate õigusaktide täitmist, siis Mõtteinspektsioon hakkab jälgima loodava mõtteseaduse ja teiste mõttekasutust reguleerivate õigusaktide täitmist. Keelekasutusega on siiani mitmel elualal suuri probleeme, kuid valitsuse sõnul on inimeste mõttemaailmas veelgi suuremaid vajakajäämisi, mis otseselt ka keeles kajastuvad. Loodav mõtteseadus sätestab mõtlemisele ja mõttekasutusele kindlamad reeglid ja raamistiku, mis loodetavasti aitab inimestel oma mõtteid korrastada, hoida oma mõtted valitsusega ühel lainel. Mõtteseadus aitab vähendada mõttetuste hulka riigis, mõttetute inimeste arvu, soodustab mõttesse jäämist. Mõtteinspektsiooni volitusi on Keeleinspektsiooni omadega võrreldes plaanis oluliselt ka suurendada. Mõtteinspektorid varustatakse muu hulgas ka mõttelugemisseadmetega. Mõtteseaduse väljatöötamine on valitsuse sõnul juba iseenesest mõtlema panev areng. Ametiühingute keskliit aga koguneb täna Toompea lossi ette heameeleavaldusele, millega tuntakse heameelt aset leidnud keskmise palgatõusu üle. Heameeleavaldusele on lubanud tulla ka kõik need, kellel palk veel ei ole tõusnud või ei ole nad sellest aru saanud ja seetõttu võib sellest tulla ametiühingute kõige rahvarohkem aktsioon üldse. Ja teaduse vallast. Rühma Vabariigi Valitsuse teadlasi tegi 2 aastat kestnud katsete teel kindlaks ülekaalulisuse peamise põhjustaja. Uuringutest selgub, et 86% liigse kehakaaluga inimestest magab öösiti liiga magusasti. Liigne magus aga teadagi ongi üks liigse kehakaalu põhjuseid. Teadlased soovitavad oma kaalunormis hoidmiseks magusasti magada korra või 2 kuu jooksul. Seni aga rakendub magusalt magajatele magusamaks, mis on 1 euro iga liiga magusalt magatud tunni kohta. Kuulsite uudiseid.